tugevat turundust on teinud CF Moto Eestis ja vastupidi oleme meie läbi Eesti teinud tugevat turundust CF Motole üle maailma. Ja kuna ma ise olen tänaseks jõudnud sellisesse staatusesse, et olen CF Moto Development Consultant, uute mudelite väljatöötamisel konsulteerin inseneridega siis mingisuguseid pisidetaile ja asju, mis meile kui kasutajatele igapäevaselt nagu oluline on. Nii need lülitid, mida me oleme siin disaininud lihtsalt vajaduspõhisest kuni ka nii mõnegi mudelini välja, meil on CF 1000 Touring MV Maad version on eestlaste poolt modelleeritud ja kõik need omadused, mis tal tava ATV-ga võrreldes on, kõik on Eestis eestlaste kogemuste põhjal tehtud. Tootja tegi meile ettepaneku, et kas me võiksime aidata neil ehitada siis üks niisugune muda või niisugune natukene raskematesse tingimustesse mõeldud ATV. Otsustasin kaasa võtta või kaasata sinna ühe Eesti mehe, kelle nimi on Jaanus Prual ja kes on tegelikult ATV maailmas enamus niisugustele suurematele off-roaderitele tuttav nimi. Läksime piltlikult öeldes Hiina tehasesse, võtsime kaasa 2 suurt reisikohvritäit igasuguseid torusid ja klambreid, mida iganes me arvasime vaja minevat, siis anti meile sealt üks tavaline tutuus CF-Force Touring. Me hakkasime sinna neid torusid ja asju külge panema. Ja siis need kohapealsed insenerid muidugi kirjutasid kõik ilusti ülesse. 7-8 päevaga ehitasime siis analoogse masina valmis. See on üks vähestest, mis on tänavakõlbulik ja tõesti võib kasutada ka mudas. Ja ta ei ole siis lihtsalt facelift, et tal on niisugused fancy detailid külge pandud, vaid igal detailil on oma mingisugune mõte. Hakkame pihta kas või siis käigukastist. Meie üks eesmärk oli see, et me saaksime haškäigu ehk kiire käigu aeglasemaks, natukene seeläbi mootori võimsust sõidukile juurde anda. Maad versionil on siis haškäik aeglustatud ja seeläbi võimaldab ta sõita pehmemal pinnasel ka selle haškäiguga. Muidu on tava ATV korral on see, et kui sa midagi tõmbad, tirid, on see raudreegel, et L-käik ehk low speed. Kui sa satud sellega kuskile pehme sisse või pehme ala sisse, sa ju kunagi ei pruugi teada, kui sügav see lomp või kraav või asi on, siis selleks on vaja tuua snorklid ehk õhuvõtud turvalisse kohta üles. Siis on visuaalselt kõige paremini nähtav asi on see radiaatori tõste. Jällegi samamoodi, et kodustes tingimustes põhimõtteliselt on võimalik teha eraldi raamikinnitus ja tuua see sama radiaator alt ülesse, aga siin on siis kasutusel 20% suurem laiema jahutuspinnaga radiaator ja seda on võimalik siis tõsta vastavalt siis sõiduomadusele erinevasse kõrgusesse. Siin on vints on ülespoole tõstetud, sest ilmselgelt sa ei taha siit tava ATV-l on ta vaata siin allpool on ju, et kui sa jääd siiamaani juba pori sisse, siis sa pead juba käega otsima siit seda vintsi nööri. Et sul oleks see nagu lihtsamini kättesaadav, et sul oleks lisaaasad siit olemas, kust saavad teised ATV-d sulle panna konksu siia ja te saate põhimõtteliselt kolmekesti ennast välja tõmmata, sest ega kui ATV, mis kaalub seal 450-500 kilo on muda sees, siis see ei ole ainukene asi, mis seda jõudu mõjub, vaid kõik see muda, mis siin ees on, sellest on vaja ka läbi tõmmata. Kuna rattad on sõidukist väljapoole toodud, ehk siis seda ATV rööbet on muudetud ja rööbet on muudetud ka väljamõeldult, ehk siis kui sa sõidad poris, siis välimised rattad saavad veel grippi veel kahelt poolt, ütleme, rööpa servadest. Selle koha peal on tegelikult kaasreisija iste, aga kui sa oled mudas, sa kindlasti kaasreisijaga sa ei lähe, ja selleks on siis istme võtad ära, sul on tihtilugu vaja hoopis selliseid asju kaasa võtta, mis iganes. Ja ta moodustab nagu
ühtse sellise söögilaua, et ka siia saad suurema mingi kohvri panna vajadusel. See on võib-olla kerge pettumus, aga ükskõik mida me ütlesime, siis oligi vau ja nii teemegi. Tooring põhiplaan on ju meil täpselt sama, mis on tootmises olev tavaline touring mudel. Lihtsalt pidime seda muutma, modifitseerima selliselt, et me saaksime olemasolevale kerele selle maadversioni facelifti teha. Ja selle ma joonistasin vaba käega paberi peale ja üpris sarnane ongi see, mis ta välja tuli. Pigem on ta hästi vastu võetud, sest Eestis tänaseks oleme me müünud üle 70 sellise masina, mis on arvestades seda, et ATV kui iga maastikusõiduk, all terrain vehicle, tegelikult tähendab seda, et see on töövahend, niisugune elementaarne abivahend ja sellest elementaarsest abivahendist on välja kujunenud siis väga väikesele grupile inimestele on välja kujunenud see siis meelelahutussõiduk. Kes tahab seda mudaversiooni või tema tagasihoidlikumaid õdesid-vendasid proovida, kas saab tulla kuskile käe külge panna? Et ATV-dega on niimoodi, et kõigepealt tasub tulla meie müügikonsultantidega arutlema, mis on see, mis otstarbeks nagu klient seda üldse enda jaoks nagu mõtleb või vajab, on ju, siis meie enda kogemuste põhjalt me oskame suunata ja oskame kliendile pakkuda juba õige toote ja vajadusel saab seda ka vähekene proovida. CFmoto.ee ja meie esinduskaupluseid üle Eesti leiab praktiliselt kõikidest tõmbekeskustest. Et meil on 18 või 19 diilerkauplust üle Eesti ja enamus nendest kohtadest on ka kogu tootevalik olemas.